11 päeva on jäänud 23. Rõuge rattamaratonini ja ei saagi aru, mis toimub, et plats on tühi, kedagi näha pole, kas tööd käivad üldse, et lähme vaatame raja peale ja otsime, kas leiame kuulsa maratoni korraldaja ülesse või näeme äkki tema vähem kuulsat venda kuskil, et lähme kaeme. Siin meil ikka selline kahel mehel, kahes aega umbes 5-6 tundi tööd ja hakkasime nii tegema, et hakkasime tulema üks ühelt poolt, teine teiselt poolt ja siis, kui keskel kokku saime, juhtus täpselt niimoodi, et teisel meil oli saak kinni jäänud puusse ja mina päästsin välja. Nii et selline hea juhus oli. Edas. Sealt sai pinge maha, siit läks ilusti ära, ei tekkinud seda, et ta hakkaks kusagilt pooma, mis tavaliselt meil lahti saia kinni ajab ja siis on ilmus ära, et seda lahti saada. Nii, ja see läheb sinna poole. Et võiks ju tegelikult olla saeleht pikem, et oleks selliseid jämedaid puid parem lõigata, aga siin on jälle oma aga. Pikema lehega saagi mahu ATV kasti taha. Nii et tuleb hakkama saama lõhe. No nii, võta siis 100 meest ka. Jõudis kohale, jah? Rajatesti, jah? Oho! Kas peab nurga ära lõikama või? XXL rada tuleb meil nüüd, tuleb sealt alla, läheb siit üle, see on umbes 16 kilomeeter. Soojalt soovitan, külmalt soovitan, pange endale uus pudel külma vett täis siit, saate korraliku hea puhta allika vee. Kulu on 20 sekundit, saate endale külma vee endale kaasa, sest kohe-kohe läheb varsti üsna julmaks tõusuks siit samast. Nii, kohe jõuame selle tõusu algusesse ja siit läheb XXL rada ülesse ja üsna varsti liitub põhisõidurajaga, see on siis 17 kilomeeter ja põhisõit on kohe stardis 1. kilomeeter, nii et sealt lõpuni on rajad siis koos. Nii et siit tõus ülesse. Meie siit ei lähe, ATV-ga ei mahu. Tegu on siis tegelikult mobiilse rajameistri tööriistaga. Sellega saab sõita ligi 80% radasest läbi. 20% ei saa, seal me käime jala, aga 8% on praktiliselt selle masinaga läbitav. Ja eriti hea on sellega, et siin on kõik kaasas. Siin on märkelint, mida siit saab järjest võtta eest. Panna puudega riputada. Siia lähevad märgid. Neid mahub siia kusagil ligi 20 siia kahele poole. Märkide löömiseks on kaasas korralikum selline haamer. Ja siis põhitööristad, mis on oksakäärid kindlasti tugevad, millega saab võtta sellise 4-5 senti läbimõõduga, nii paksu vast ei saa. Siis on meil olemas veel machete, kuuseoks tehakse eriti hea või ka töötab mujal. Saag, mis mahuks siia taha kasti, mis on lühikese selle sabaga. Ja akutrell ka, mis oleks siis nii-öelda selleks, et siis neid märke keerata, kui nad lahti tulevad. Ja tavaliselt ka bensiin kaasas saele, õli ja ka rohkem ei olegi vaja. Sellega praktiliselt on võimalik kogu rada ära märgistada. Päevas on heal juhul teed selline 10-5 kilti päevas, rohkem ei jõua, sest samal ajal on ka vaja oksi lõigata, mõnes kohas on puud ees ja umbes nii ta läheb. Mahavõtmine on kiirem, mahavõtmine läheb paari päevaga, aga ülespanek on võtnud siin mõnikord lausa nädalaid ja samas sinna juurde käib ka veel omanikega rääkimine, keda parajasti näed kusagil ja teavitamine, et selle päeval tuleb. See võtab
mõnikord neljandiku ajast ära, sest maainimene tahab rääkida. Aga temaga tuleb rääkida, sest tema on maa omanik. et see on selline kahe otsaga vorst.